Meie väike infotund on siis ülevaade väliskaubandusstatistikast ja räägime nii metoodikast, muudatustest kui ka koormusuuringust, mis oktoobris oli. Nii, ja hakkame siis liikuma. Ehk siis meie infotunni teemad. Räägime esmalt halduskoormuse uuringus olnud küsimustest. Neid oli päris palju ja need puudutavad päris paljuski osas just metoodilisi teemasid. Selle tõttu arvasin, et võiks olla see esmane sissejuhatus kõigele. Edasi läheme natukene andmeväljadest, räägime siis muudatustest, mis on meil ees ootamas kombineeritud nomenklatuuris, mõningaid tähelepanekuid metoodikast, levinumaid probleeme, näitan ära käsiraamatut, juhendit, klassifitseerimise juhendit, vaatame täpsemalt üle ka selles halduskoormuse uuringus saadud tulemusi. Samuti läheme ka päris praktiliste juhisteni e-statis, kus vaatame siis, et kuidas kõige lihtsamini oleks võimalik praktiliselt esitada Intrastati küsimustikku. Ja asume liikvele. Ehk siis päris suur küsimus ja päris palju oli selliseid küsimusi, et millal siis tuleb see SimStat, millal me ei pea enam esitama kauba saabumist ja nii edasi. Ehk siis kõik see teema on väga nii-öelda kuum ja kõiki puudutav, väga paljusid just puudutav ja me teeme selle nimel tööd, et lähitulevikus tõesti kaotada ära Intrastati kauba saabumise küsimustik ja kasutada selle asemel teiste riikide andmeid. Miks ei rakendu SimStat 2025 tõenäoliselt, nagu algselt oli plaanis, on tekkinud mitmeid probleeme teiste liikmesriikide andmete kasutamisega just õiguste poole pealt. Et puudusid nii-öelda rakendusaktid. Samuti on paljud liikmesriigid oma lahenduste valmis saamisega natukene hädas, et jagada neid andmeid teistega. Ja paljudki ettevõtted kindlasti on ka saanud meie poolt kirju, kus siis on küsimusi erinevate asümmeetriate ja probleemide osas. Et see on just eesmärk olnud, et paremini mõista neid andmeid, mis meil on ja olla paremini valmis siis täielikuks üleminekuks. Ja me oleme teinud esimese suure sammu. Esimene suur samm on see, et me oleme tõstnud 24. aasta statistilist läve kauba saabumisel. Et kui eelmine aasta oli selleks 400 000 eurot, siis alates sellest aastast on see 700 000 eurot. Ja see on esimene samm, järgmine aasta kindlasti on see palju suurem ja tundub rohkem veel ettevõtteid puudutav. See mõju avaldus 1400 ettevõttele, kes enam ei pea esitama Intrastati. Samuti me tõstsime ka kauba lähetamise läve, ehk siis kui eelmine aasta oli selleks 270 000, siis uus lävi on 350 000. Ja natuke statistikat selle teemal, et sellel aastal on siis valimis neid ettevõtteid, kes täidavad nii saabumist kui lähetamist natukene üle 1000 ja neid ettevõtteid, kes täidavad ainult saabumist, on 1073 ja neid, kes ainult lähetamist, on 1083. Ja kui me vaatasime lähemalt neid ettevõtteid, kes ainult tegelevad lähetamisega, siis 698 ettevõtet oli neid, kes olid hulgi- ja jaekaubandusega, ehk nende nomenklatuur on päris lai. Et nendel on kindlasti see lähetamise küsimustik tunduvalt keerulisem kui teistel. Aga jah, vabastasime sel aastal tänu nende lävede tõstmisega siis ka lähetuse poole pealt üle 700 ettevõtte. Et see on kindel suund, kuhu poole me edasi liigume ja üritame iga aastaga seda muuta paremaks. Ja kui vaadata nüüd valimisuuruseid ka nüüd
iga aasta 15. detsembril, kui meil esimesed kirjad välja lähevad, siis nagu näete, et 2024. aasta jaanuari esimene valim on kõige väiksem üle pika aja, et saabumises nii tillukest valimit pole olnudki ja lähetamises oli viimane sarnase suurusega valim 2010. aastal. Nüüd kindlasti oli küsimusi selles osas päris palju, kui kaua peab esitama. Ehk siis, kui nüüd olete ikkagi saanud selle kohustuse ja tõenäoliselt ei olete saanud, sest valimile saadeti Intrastati infotunni kutse valimis olevatele ettevõtetele, siis kohustus on ikkagi aruande aasta lõpuni. Aga nüüd, kui tõesti teil on juhtumeid, kus ettevõte kas peatab tegevuse, peatab ajutiselt tegevuse, likvideeritakse või ei ole tõesti võimalik õigeks tähtpäevaks esitada, siis kindlasti anda sellest teada Statistikaameti klienditoele, kas telefoni või e-posti teel. Alati ei pea helistama, võib ka kirjutada. Ja Intrastati kohustus tekib, kui nüüd jooksval aastal te ületate selle lävendi, siis alates sellest hetkest, kui selles kuus on ületatud, tekib ka kohustus. Nüüd selle saabumise lävendi osas on ka see teema, et suvest alates, juunikuust alates me enam ei lisavalimisse uusi ettevõtteid juurde. Et sellega me ka juba vähendame selle aasta lõpu seisu jooksvate valimite numbrit. Siis üks enamlevinud küsimusi oli just, et miks on Intrastati esitamise tähtpäev just 14. kuupäev. Sellele on mitmeid vastuseid. Õigemini üks on see, et see on üks kuupäev, kus on enamus Euroopa Liidu liikmesriikidel, kus enamus Euroopa Liidu liikmesriike on võtnud selle kuupäeva selleks aruande tähtpäevaks, sellepärast, et neid andmeid tuleb töödelda, kontrollida, analüüsida. Võib-olla mõnikord on vaja ka teie käest mõningaid asju järele küsida ja need andmed tuleb ka ette valmistada teistele riikide saamiseks. Ehk 30. kuupäeval, iga kuu 30. kuupäeval saadame me Euroopa teistele riikidele lähetuse andmed laiali. Ehk siis füüsiliselt jääb meil 2 nädalat nende andmetega toimetamiseks, kui te esitate 14. kuupäevaks. Ja millal kaupa kajastada Intrastatis? Et Intrastatis tuleks esmalt märkida ikkagi Euroopa Liidu ja ka Põhja-Iirimaaga tehtud kaubatehingud, millega kaasneb ka tegelik kauba liikumine. Et kui kaup ei ole liikunud Eestist välja ega Eestisse, siis seda ei näidata küsimustikus. Ikkagi, kui reaalselt kaup jõuab siia või lahkub siit, siis see on vastavasse küsimustikku vaja märkida. Ja pole oluline see nii-öelda omaniku roll, et kas kaup vahetab omanikku või mitte. Et kui Eesti ehitaja võtab kaasa siit materjalid, mis lähevad näiteks Soome ehitusel vaja, siis need tuleb kaasa võtta nii-öelda Intrastatis lähetusse näidata Soome. Ja juhul, kui teie kaubaarved, et paljudel oli just probleem see, et kui võib-olla järgmise slaidi peal on rohkem seda, et kui mida teha, kui kaup ei ole jõudnud Eestisse, et kuidas siis esitada teda, et siis tegelikult ei saagi teda esitada, et kui nüüd 14. jaanuariks te esitasite detsembri andmeid, et kui detsembris pole kaup tulnud, siis ei saa teda detsembri andmetesse panna. Nüüd, kui on arved need, et kaup on tulnud, aga arveid ei ole, siis on küll natuke pahasti, aga põhimõtteliselt te peate ju kuidagi oma süsteemi selle sisse panema. Ja kui ei ole võimalik üldse, et siis tuleb tagantjärgi täiendada seda, et tulevad mingid arved hiljem, kui kaup on kohal ja te ei saa neid kuidagi panna varem. Aga põhimõtteliselt tõesti, et kui arve on olemas, aga kaup veel ei ole, siis ei pea seda kaupa veel kajastama. Et ikkagi esimene
Vaade võiks olla see, et kaup peab olema Eestis, sellel kuul kajastada teda ka Intrastatis. Kui kaupa veel ei ole, siis ei pea teda kajastama. Nüüd, kui teil ei ole seda võimalust sellist asja nagu jälgida, et jah, siis on see teine lahendus, et on arve alusel. Siis kust leida andmeid, et üldse Intrastati küsimustikku täita? Siis loomulikult esmane on need ostu-müügiarved. Ja ideaalne on see, kui need sisaldavad kõike vajalikku, et on seal olemas nii kauba kood, netomass, päritoluriik, kauba kogus ja summa, et kõik vajalikud, mis on Intrastatis vaja. Kui neid ei ole, siis tegelikult võiksite oma partnerile teada anda, et teil on neid vaja. Muidugi mingeid andmeid on võimalik saada ka transpordidokumentidelt või saatelehtedelt, lepingutest või muudest tellimustest, ka laodokumentidest, aga tõesti see kõige olulisem võiks olla ikkagi see ostu-müügiarve ja kui seal ei ole neid, et siis palun suhelge, et tegelikult ka teises riigis eksportöör tegelikult peaks näitama neid andmeid oma statistikaasutusele. Ja seega tal peaks olemas olema need andmed. Ja võib-olla ka siit ka meie kauba lähetajatele väike selline õpetus, et kui teie saadate kaupa välja ja teete arveid, et äkki on ka teisel riigil hea, kui see arve sisaldab Intrastati jaoks vajalikke tunnuseid ja need andmed, mida me kogume, on tegelikult kõikides riikides kohustuslikud. Kas Intrastati küsimuses tuleb näidata näidiseid? Näidiste puhul on see lugu, et kui need tulevad siia tasuta ja on teie enda tarbeks või jagate tasuta laiali, siis neid ei kajastata. Aga kui näidised tulevad siia ja kas või sümboolse tasu eest ja te müüte hiljem nad maha, vot siis tuleks neid kajastada. Ja kui väärtus on ligikaudne, siis tuleks kasutada sarnaste kaupade turuhinda ja kuna tegu on näidistega nii-öelda, siis tuleks sissevõtmisel kajastada tehinguligiks 34. Siis mitmed andmeesitajad olid küsinud meie käest, et miks me ei kasuta Maksu- ja Tolliameti andmeid. Ausõna, me kasutame kõike, mis võimalik. Aga kui te ise ka täidate käibedeklaratsiooni või ühenduse sisest aruannet, siis te ju teate väga hästi, et ei märgi sinna ei kaubakoodi, ei netomassi, ei kogust, ei päritoluriiki, ei tehinguliiki. Et lihtsalt Maksu- ja Tolliametis ei ole neid andmeid. Me analüüsiks ja valimi võtmiseks kasutame käibedeklaratsiooni andmeid vägagi. Ja VD andmeid oleme ka analüüsil ja kontrollil kasutanud, aga tõesti ainult nendest ei piisa. Ja kolmandate riikidega andmeid ehk siis eksport, import väljapoole Euroopa Liitu on pärit kõik Maksu- ja Tolliametist, tollideklaratsioonide pealt, et teie neid täitma ei pea, meile esitama ei pea, et need me saame kõik Maksu- ja Tolliametist. Ja miks me ei täida mis me ei tee eeltäitmist Maksu- ja Tolliandmetega, siis tõesti seal on seda suht vähe, mida märkida. Ütleme, need ostja ideed nüüd, mis tulid nii-öelda ühenduse sisese käibearuande ja Intrastati lähetuse aruandega, siis tegelikult meie tahaksime seda kaubasaajat, mitte päris seda raha liigutajat. Et kui need on erinevad, siis me tahaksime seda kaubasaaja käibemaksunumbrit. Et see on väike erinevus meil Maksu- ja Tolliametiga, aga loomulikult jah, kui ei teata, siis on see nii-öelda see ostja idee või ostja käibemaksunumber ka sobiv. Aga samas on see teema, et Maksu- ja Tolliametist te näitate kõik summad kokku, et kui te samale kaubasaajale läheb mitu erinevat kaupa, siis on väga keeruline neid teil hiljem küsimustikus lahti võtta.
sest need kaubad peaksite ju näitama ikkagi kaubakoodi järgi. Me oleme proovinud mõnele ettevõttele, kes väga on tahtnud seda teha, siis tegelikkuses on see, et on väga kiiresti öeldud, et olge head, et lõpetage ära. Juhul, kui nüüd tõesti keegi tunneb, et ei, mina kindlasti tahan ja mulle on kindlasti see abiks, siis loomulikult me teeme seda. Andke teada meile ja me teeme teile seda eeltäitmist Maksuameti andmetega ja siis te saate. Ainult nüanss on see, et maksuandmed tulevad, tähtaeg on teil 20. Et mida varem te need teete, seda varem me need andmed saame. Et me ei saa neid ka 14. kuupäevaks eeltäita, kui neid seal Maksuameti portaalis ei ole. Et väike nüanss on ka sellega. Mida teha, kui on saadetud korrigeeritud arve, aga teil on juba kõik esitatud? Esmalt tuleks vaadata seda, kui suur see number on. Kui see krediitarve on alla 5000 euro, või alla 5000 euro, siis ei ole sellega mitte midagi teha. Siis ta jääb nii, nagu ta on. Nüüd, kui see krediitarve selle konkreetse kauba kohta, selle konkreetse kuu kohta on üle 5000 euro, et siis tuleks parandada seda konkreetset kuud, seda konkreetset kaupa. Iseenesest, kui see kaup veel pole kirjeldatud, ehk see kuu intrastat pole veel esitatud ja te juba teate, et tuleb selle kohta krediitarve, siis palun näidake seda juba selle arve ulatuses väiksemana. Nüüd, kui see krediitarve on seotud kliendile tehtavate boonustega või üleüldse allahindlustega, siis tegelikult neid parandusi üldse ei pea tegema, kui see ka arve on üle 5000 euro. Või siis, kui aasta lõpus on teil mingisugused boonused või mingisugused üleüldised hinnaalandused ja tegu ei ole üldse mitte mingi konkreetse kaubaga, siis samuti seda ei pea kajastama, et ikkagi jääb see normaalne turuhind kaubahinnaks. Siis oli ka küsimus, et milliseid kaubatagastusi ja asendusi tuleks kajastada andmetes. Et kauba tagasisaatmist ja asendamist tuleb siis ikkagi küsimustikus kajastada juhul, kui nad on toimunud erinevates kuudes. Et kui samas kuus on, siis te saate juba selle muudatuse sisse viia juba algandmetesse. Ehk siis, kui nüüd on erinevad kuud, siis kaupade tagastamisel tuleks märkida tehinguliigiks 21, tagastatud kauba asendamisel, ehk siis uuesti sissetulekul tuleks märkida koodiks, tehinguliigi koodiks 22 ja tagastamata kauba asendamisel koodiks 23. Nüüd, kui sellel majandusüksusel on ainult üks voog, näiteks kauba saabumine, siis ta ei saa esitada meile kuidagi tagasisaatmist. Või vastupidi, et kui teil on ainult kauba lähetamise kohustus, siis te ei saa nagu kauba uuesti tagasi saabumist näidata. Aga jah, et kui see on samas kuus toimuvad need, et siis te saate juba vastavalt neid tehinguid muuta. Siis oli loomulikult küsimus sellega, et miks me peaksime esitama majandusüksuse täpsusega just neid lähetuse andmeid. Et ma olen siia pannud teile ühe määruse, mis on siis selle statistika tegemise aluseks ja põhimõtteliselt kõigil liikmesriikidel on selle määruse alusel võimalik minna väliskaubandusstatistika koostamisel üle nii-öelda ühe voosüsteemile ehk siis selle SIMSTATile, Single Market statistikale. See on nüüd iga riigi otsustada, mida ta teeb. Eesti on võtnud selle plaani, et me ikkagi läheme täiesti sellele, et me ühe voo kaotame ära. Paljud on ikkagi sellel maal, et me veel kontrollime, analüüsime, mõtleme. Aga jah, see, et te näitate majandusüksuse täpsusega, on tegelikult teisele riigile nii-öelda impordi andmete ehk kauba saabumise andmete sisendiks ja nad saavad, nii ka meie, saame linkida meie enda ettevõtetega. Ehk me saame viia kokku nii-öelda meie saabumisettevõtted, mis teiselt poolt tulevad
ja me saame näha, et kui palju need andmed kokku lähevad, kui suured on need erinevused. Ja see on selle statistika nii-öelda analüüsi ja nii-öelda kvaliteedi tagamiseks väga vajalik. Ja need andmed tõesti vahetatakse siis nende teise kauba ostja käibemaksu numbri järgi teisele riigile. Nüüd oli ka probleem selles, et kui ettevõte on nii-öelda saatnud meile andmed ja meie andmete korrastajad on saatnud neile tagasi, et jah, teil on ikka probleemid, et kas kaubad on tavapärasest odavamad või kallimad ja kui neid on korduvalt. Et minu üks väike palve on see, et olge nii kenad, märkige kas märkusesse või kaubakirjeldusse, kui te teate, et teil on sellised tavapärasest kallimad või tavapärasest odavamad. On juhused olnud näiteks, kus toodigi, ütleme, nii-öelda prügi hinna eest kunagi mingid arbuusid näiteks Eestisse. Et see oligi sentides hind, mis tavapärasest ei ole üldse tavaline, vaid ongi eriline. Aga nüüd, kui teil on juhtunud see, et üks ja sama kood ja kogu aeg tuleb talle teade, siis iseenesest meil on pandud ka kontrollid, mis peaksid nagu välistama selle, et kui te olete andnud tagasisidet, et kõik on korrektne, siis tegelikult andmetöötleja on pannud ka süsteemi selle teate, ehk siis kui see kaup järgmine kuu tuleb ja see hind on 10% ulatuses ikkagi mahub sinna vahemikku, siis ei tohiks enam tulla seda teadet. Et võib-olla vaatate üle, et kas olete andnud tagasisidet, kas olete kommenteerinud ja tõenäoliselt, kui see hind ei muutu üle 10%, siis ei tohiks uuesti tulla seda tagasisidet. Aga alati jah, et kui tal on mingid erilised tooted, erilised hinnad, et võiksite panna sinna kommentaari, et siis oleks see juba abiks meie statistikule. Siis abimaterjale, mida võimalik küsimustiku täitmisel kasutada. Et oleme kokku korjanud siia meie kodulehel olevaid materjale nii kaubakoodide leidmiseks kui ka muudatuste osas, käsiraamatu osas, et siin all on kõik lingid. Need slaidid lähevad avalikuks peale koolitust, et te saate vaadata otse nendelt slaididelt linke ja neid andmeid või neid abimaterjale kasutada. Aga Statistikaameti kodulehel Intrastati rubriigis on ka kõik need ilusti olemas, et pärast ma näitan seda kohta. Siis milleks või kellele neid andmeid üldse vaja on, mida me kogume? Siis tegelikult on väliskaubanduse andmed üheks indikaatoriks majanduse osas ja suur rõõm on tõdeda tegelikult, et need andmed, mida teie olete meile esitanud, on järjest rohkem ja rohkem leidnud ka erasektoris kasutust, et ettevõtted ise on järjest rohkem hakanud neid andmeid kasutama ja kirjutanud meile ja küsinud küsimusi, et kuidas neid andmeid paremini tõlgendada. Et see on suur rõõm meie poolt, aga need on tõesti andmed, mis on võib-olla esimeseks indikaatoriks, kuidas majandusel läheb. Ja need andmed on olemas meie veebilehel, andmebaasis. Meil on ka väliskaubanduse rakendus, kust on võimalik leida siis ka 8-kohalise koodi tasandil neid andmeid. Ja kui me räägime siseriiklikust tasandist, siis see on ikkagi meie andmed kasutusel nii maksebilansi jooksevkontona, SKP arvestuses, põllumajandusstatistikas, kultuuristatistikas, loomulikult on kõik ministeeriumid, Eesti Pank, teadlased, majandusanalüütikud ja loomulikult ka meediast te kuulete. Iga kuu meil on pressiteade, kus siis öeldakse, kuidas Eesti eksport on läinud, kuidas Eesti ekspordil impordil on läinud, kes on meie peamised partnerid, milliseid kaupe me veame ja et see info on väga paljudest meediakanalitest jooksmast läbi. Siis samuti on see vajalik ka rahvusvahelisel tasandil. Eurostat
Euroopa Statistikaamet on üks suurimaid tarbijaid, ka teised rahvusvahelised organisatsioonid. Ja Eurostati poole pealt võiks öelda ka seda, et seal tehakse analüüsi, kuidas Euroopa Liidul läheb. Ehk siis Eesti andmed on küll väikesed, aga nad on täiesti olemas, et me ikkagi mingil määral mõningates sektorites täiesti mõjutame mingit liikumisi. Siis ka samuti, kui Euroopas tehakse mingid sanktsioone või toimuvad kaubanduse läbirääkimised või kui siin oli energiakriis, siis väliskaubandused andmed on esimesed, mida vaadatakse, kuidas miskit mõjutab. Läheksin edasi Intrastati andmeväljade juurde. Intrastati küsimustikus on 11 andmevälja. Nendest 9 on siis kohustuslikud andmeväljad ja sellest 5 on klassifikaatoritega ja siis 4 on siis numbrilised. Ehk siis kohustuslikust andmeväljadest on kaubakood, see on üks keerukamaid, 8-kohaline kaubakood ja sellest ma natuke räägin ka hiljem, et need tõesti muutuvad iga aasta ja need on vaja kasutada selle konkreetse aasta kaubakoode, et oleks tulemused õiged. Siis siht ja saatja liikmesriik ehk siis riik, kuhu kaup saadetakse või kus siis kaup saadakse, viimane riik, kus siis kaup liigub siia poole. Siis päritoluriik on siis see riik, kus see kaup on siis kas kasvanud, toodetud või ka viimane oluline muudatus selle kaubaga tehtud. Tehinguliik siis näitab, missugune tehing on toimunud, et kas on toimunud tavaline ostmüük ettevõtete vahel, siis on tehinguliigiks 11. Kui on toimunud müük eraisikutele, siis on tehinguliigiks 12 või kui on toimunud töötlemised, on kas 41, 42 ja 51, 52. Ehk see näitab, missugused on toimunud tehingud, mis on toimunud seal taga. Siis netomass tuleks märkida siis kilogrammides ja see on kaal ilma pakendita. Siis kogus ja lisamõõtühik sõltuvad nüüd on sellest, et kas kaubakoodil on seda vaja. Kui kaubakoodil on circa 10 000 koodi, siis 2500 circa on need täiendavad mõõtühikud ja kogused vaja märkida, et kõigile seda ei ole vaja märkida. Siis ja see kogus ja lisamõõtühik siis vastavalt siis sellele, et kas ta on vaja ruutmeetrites, kogustes, tükkides, baarides, liitrites, et vastavalt sellele mõõtühikule. Siis kaubaarve on nüüd kauba maksumus ja see tuleb näidata eurodes. Ja nii-öelda Intrastat kaubalähetuse küsimustikus on tehingupartneri käibemaksukohuslase registreerimise number ja siis seda tuleks näidata koos liikmesriigi tunnusega. Ja vabatahtlikud väljad on siis kaubakirjeldus ja märkus ja ühe võimaliku kasutuse ma juba rääkisin teile, aga kui näiteks on teil küsimus ka oma valitud kaubakoodi õigsuses, siis oleks igati sobilik panna sinna ka see kaubakirjelduskirja, siis see aitaks ka andmekontrollijat võib-olla leida teile õige või parem kood, kui tundub, et seal on ebakõla sees. Siis milliseid andmeid me vahetame liikmesriikidega, nagu ma räägin, et me siin edastame andmeid teistele riikidele, siis ehk siis esimeses tulvas see, mida Eestis Intrastati kaubalähetuse küsimustikuga kogutakse, need on need väljad ja kõrvaltulp on see, mida me siis SimStati raames vahetame. Et põhimõtteliselt kõik, mida me kogume, me vahetame välja arvatud Eesti ettevõtte registrikood. Seda meie majast välja ei liigu, see jääb meie majja, liigub vaid see tehingupartneri käibemaksunumber. Ehk siis see, millega teine liikmesriik peaks saama oma kauba saabumise aruande esitaja siduda. Ja Statistikaamet siis koefitsientidega arvutab juurde ka statistilise väärtuse. Ja muudatused kombineeritud nomenklatuuris ehk siis kaubakoodides. Õnneks sel aastal on neid jälle vähem, on kokku kuskil 31 tükki.
ja kuna lihtsalt koode on tulnud rohkem juurde, kui on neid ära kustutatud, siis kahjuks kombineeritud nomenklatuuri ehk COBA koodide number vaikselt kasvab. Ja olen toonud ka välja siis need koodid või nimetused, kus siis on neid muudatusi toimunud. Ja on küsitud ka, et miks need COBA koodid igal aastal ikka muutuvad. Et esimesed 6 kohta on ülemaailmsed ja neid muudetakse õnneks hästi harva, üle 4 aasta. Iga 5. aastal tuleb suur koodide muudatus, siis on tavaliselt kuskil üle 1000 muudatuse. Ja kuna ta on ülemaailmne, siis seal muudetakse esimese 4-6 koha tasemel juba. Need viimased 2, 7. ja 8. koht on Euroopa Liidu koodid ja seda siis Euroopa Liidus muudetakse vastavalt siis vajadustele. Tihti on see, et on mingisugused organisatsioonid, kes tahavad saada oma koodi natukene spetsiifilisemaks või tehakse mingid korrektuure, et mingid kaubad on juba vananenud, enam ei toodetagi neid, korjatakse nimekirjast ära, aga on juba tekkinud uued tooted selle asemele. Et seal toimub nii-öelda puhastamine, aga ka samuti liidetakse uusi asju juurde. Ja läheks siis lähemale vaatama, mis siis meil muutunud on. Et näiteks siin on üks juhtum, kus siis meie Hispaania partnerid on teinud suurt lobitööd ja nende saartel kasvatatud banaanid peaksid olema nüüd eraldi koodi all. Ehk siis need banaanid, mis on pärit Kanaari saartelt, Tenerifelt, kui neid kaubandusse tuuakse, et siis need tuleks märkida päritoluga Hispaania. Ja tänu sellele on siis nüüd siin ka koodid muutunud, et ülejäänud banaanid on siis saanud ka teise koodi. Aga siis seal ei tohiks olla Hispaania päritolu all. Siis on toimunud kooritud tomatite puhul, on saadud ka juurde 2 õigemini kood löödud lahti, ehk siis on toimunud muudatus pakendis. Et kui on kontaktpakend kuni 1 kilo või üle 1 kilo, et vastavalt sellele on ka kaubakood. Muidu sisu on sama. Konserveeritud tomatite puhul on seda jagamist tunduvalt rohkem. Ehk siis siin on toimunud see, et on võetud välja kuivaine sisaldusega vähemalt 12%, kuid mitte üle 20% massist ja kuivaine sisaldusega üle 34% massist. Ja seal vahepealsel on siis veel lisaks pandud selle pakendi kontaktpakendi netomassiga, et kuni 1 kilogramm ja üle 1 kilogrammi. Et sellised jaotused on kellegile olnud vajalik see. Siis plastjäätmetest on tehtud ka 2 koodi etüleeni polümeeride jäätmetest, et siin on lisatud siis selle suhtelise tihedusega vähem kui 0,94 ja tihedusega vähemalt, et alates sellest. Siis on jäätmete lõike puru alt toodud välja eraldi plastjäätmed, lõikmed ja purud. Et ülejäänud on jäänud sinna siis üldise koodi alla, aga just plastjäätmed ja lõiked ja purud on saanud endale nüüd spetsiaalse koodi. Siis on ka üks koodide liitmine toimunud. Et kui varem oli siin laiusega jagamist veel, et rohkem või vähem, siis nüüd on need tihedakoelised kirjukangad, mis sisaldavad siidi, vähemalt 85% saanud ühe koodi. Siis ka lahusriide keemilistest kiududest kood on lahti võetud, sealt on välja võetud eraldi polüester flamentkiududest riided. Et nende jaoks on eraldi nüüd toodud kood välja. Ja ka polüestriste kantkiled on saanud endale eraldi koodi, et need on üldise koodi alt välja võetud. Siis klaaskiud heidest on võetud välja siit kanga jäätmed ja nüüd need kangad.
et need on nüüd löödud 2. Siis on passiivsed optilised jaoturid võetud välja siis erinevast vanast 3 koodist ja nende jaoks on tehtud eraldi kood. Et nagu te näete, et teiste koodide numbrid on jäänud samaks, aga sealt alt on siis välja toodud just passiivsed optilised jaoturid. Et kui teil on tegu selliste elementidega, siis need peaks olema nüüd eraldi koodi all. Ja kui kunagi siin mõned aastad tagasi võeti istmete alt mootorsõidukites kasutatavad asjad välja ja pandi kõik koodid kokku, siis nüüd oleme jõudnud uuesti selleni, kus mootorsõidukites kasutatavad istmed ja nende osad, õigemini istmete osad on eraldi toodud välja. Et need on need muudatused, mis siis kaubakoodides sel aastal on toimunud. Siis mõned tähelepanekud metoodikast. Kolmnurktehingud on ikkagi endiselt meil teema ja ma ikka kannan kaasas seda Maksuameti nii-öelda slaidi, mis ma sealt päranduseks sain endale. Et kui te olete see A, see võõrandaja, kes siis saadab kauba, aga mitte sellele, kes tellis teie käest ja kes teile raha nii-öelda kannab, vaid teil on antud järgmine siht nii-öelda see C, soetaja, et siis te näitate tõesti käibedeklaratsioonil lähetusena 3-1-1 kõik asjad ja veeteel näitate ka eksporti. Aga Intrastatis oleks meil vaja mitte seda B-d saada, vaid meil oleks just vaja seda C-d saada, et kuhu te selle kauba saatsite. Ja kui te nüüd olete see B, ehk see edasimüüja, kes esitab tellimusi, maksab arveid ja esitab arveid, siis tegelikult käibedeklaratsioonil te ei kajasta seda ja veeteel on teil hoopis kolmnurktehingu väärtus. Ja Intrastatis tegelikult teil ei tuleks mitte midagi näidata, sest teie juurest Eestist ei liigu kaubad läbi. Ja nüüd, kui te olete see soetaja, ehk siis kes saab selle kauba, siis tegelikult tuleks siis näidata Intrastatis see kauba saabumine sellelt A-lt. Ehk käibedeklaratsioonil te küll näitate tõesti neid lahtreid 1, 2, 4, 5 ja 7 ja veeteel ei kajastada midagi, aga Intrastatis te peaksite näitama selle kauba saabumist. Siis kuna see tehingu partneri käibemaksu number on Euroopa Liidus selline uus asi ikkagi alates 2022. aastast, siis ka Eurostat ise on seda kogu aeg koos liikmesriikidega natukene läbi mõelnud ja natuke täiendanud. Ja siin on nüüd veel mõningad nüansid juurde tulnud, et loomulikult alati on parem ja kõigile kasulikum osapooltele, kui te näitate ikkagi selle, kes saab selle kauba. Ja see ettevõtte käibemaksu number on siis koos selle riigi tunnusega ja see käibemaksu number on kehtiv. Nüüd, kui teil on teada, et selle ettevõttel on nii Eesti käibemaksu number kui ka selle riigi käibemaksu number, kuhu see kaup lähetati, siis alati on parem, kui te näitate selle konkreetse riigi käibemaksu numbrit, mitte Eesti oma. Siis nüüd on täiendatud ka neid nii-öelda teadmata, et kui tõesti ei ole võimalik. Ehk siis esimene variant on see, kui teil on müük eraisikule, siis on teil tõesti koodiks QN, eraisikul ei ole käibemaksunumbrit, teil on QN 12.9 seal lõpus ja tehinguliigiks on siis 12. Nüüd, kui te teate, et see, kes kauba saab, ei ole käibemaksukohuslane, et siis on ta QT ja 12.9. Nüüd, kui te tõesti ei tea seda ja mitte mingi valemiga ei ole seda võimalik teada saada, siis üks võimalus on tõesti näidata QV ja 12.9. Aga nüüd on tulnud ka veel üks võimalus, eriti kolmnurktehingute puhul.
kui te nagu ei tea seda käibemaksu numbrit ja ostja asub või näiteks ostja asub väljaspool Euroopa Liitu, siis tuleks märkida siis see riigikood, kuhu see kaup lähetati. Need XX-id tähendavad seda riigikoodi. Et kui näiteks lähetasite Soome kauba, siis panete sinna FI ja see 12.9. Et see on ka võimalus veel, mida kasutada, kui tõesti ei tea. Siis mõned näited ka selle käibemaksu numbri kohta. Et kui ostja ja kauba tellija on üks ja sama ettevõte, siis on kõik hästi selge ja lihtne, tuleks näidata see sama ettevõte. Nüüd, kui tekib just see, et arve ja kaup liigub eraldi, siis esmaselt peaks ikkagi näitama seda kauba liikumise järgi ehk seda Rootsi ettevõtet siin näitel näiteks. Et kuigi te arve saadate Soome, siis kui te seda Rootsi ettevõtet ei tea, et siis te võite panna selle Soome ostja käibemaksu numbri või siis selle XX-i, õigemini SE ja 12.9. Siis kui nüüd on juhtum see, et samas riigis on kaks ettevõtet, ühega teil on arveldused, aga teisele ettevõttele viite kauba, siis Euroopa Liidus on kokku lepitud see, et Intrastati kohustus on nendele ettevõtetele, kes näitavad maksudeklaratsioonil oma kauba liikumist. Ehk siis selle alusel peaks olema see Rootsi ettevõte 1 näitama seda oma käibedeklaratsioonil ja selle lahenduse järgi on siis ka liikmesriigid kokku leppinud, et tegelikult peaksite siin näitama tõesti seda ettevõtet, kellele te nii-öelda arved saadate. Ehk siis õigem oleks siin näidata Rootsi ettevõtte 1, kuigi te kauba saatsite Rootsi ettevõttele 2. Ja 4. näide siin on, kui on tegu meil väljaspool Euroopa Liidu tellijaga, aga kauba saaja on Euroopa Liidus, ehk siis tollideklaratsiooni siin ei teki ja kaup tuleb viia Rootsi, siis tuleks ikkagi see Rootsi käibemaksu number sinna lisada või siis SE ja 12.9. Siis käsiraamatus on meil, nagu te näete, mitmel leheküljel, seal tabelformaadis on see 3 lehel on erijuhtumeid. Ma tõin siia ühe väikese osa sellest, ainult ühe lõigu sellest erijuhtumitest. Et need on seal tähestiku järjekorras ja et siin on siis tõesti ainult väike osa nendest. Aga räägin läbi need ka, et kui teil on nii-öelda perioodilised tellimused ajalehtedele ja ajakirjadele, siis neid Intrastatis ei kajastata. Kui on tegu individuaalse soetusega, siis tuleb seda kajastada. Autoriõigus ja litsentsid ei ole kaubad, need on teenused ja kaupade all neid ei kajastata. Partneritehingud, jah, need tuleb kajastada. Siis elektrienergia on, ühesõnaga elektrienergia on ettevõtete alt välja võetud meil ja seda me saame otse meie võrguhaldurilt, saame me kogused ja Nord Pool Spotilt saame börsihinnad. Ehk siis elektrienergiat me arvestame ise ja seda ettevõtted meile ei näita. Eraisikutele müük, siis kui te müüte välisriiki eraisikule, siis tuleb seda näidata. Kui te müüte selle Eesti mitteresidendile Eestis, siis seda te ei kajasta. Ettemaksu ei kajasta, aga kui selle ettemaksu järel lõpuks jõuab see toode nii-öelda Eestisse, siis te kajastate seda. Finantsliisingut ei kajasta. Nüüd gaasi puhul me ei ole saanud sellist head lahendust, nii nagu elektrienergia puhul ja selle tõttu on jäänud gaasi kajastamine ettevõtete peale. Ehk siis meil on, nagu te teate, gaasitrass läbi Eestit on meil ühel pool Läti, teisel pool Soome. Ja kõik gaas, mis tuleb Soomest, tuleb kajastada Eestis ostuna.
kõik gaas, mis läheb Eestist Soome, tuleb kajastada Eestis müügina ja vastupidi ka Lätiga samamoodi. Kõik, mis läheb Lätti, tuleb kajastada Lätti minekuna, kui tuleb Lätist tagasi või tuleb Lätist, siis tuleb kajastada nii-öelda ostuna. Ainult ei tohiks kajastada neid nii-öelda börsi oste-müüke, mis füüsiliselt, mille tulemusena ei tule gaasi Eestisse. Ja need liikmesriigid saavad ainult tõesti olla kas siis Soome või Läti. Leedust meil otse gaasitrassi ei tule. Et Leeduga me ei saa, olgugi, et meil börs on ühine. Et gaas on natuke erandlik, aga jah, selle kajastamine on jäänud ettevõtetele. Nüüd hävinud kaubad. Kui see kaup on juba jõudnud siia Eestisse või on siit ära läinud juba, siis tuleb teda kajastada. Aga nüüd, kui see kaup jõudis enne siia saamist või enne siit lahkumist, Eesti riigist lahkumist juba hävineda, siis teda ei tule kajastada ka. Internetikaubandus tuleb kajastada sellisel juhul, kui on teil internetipood ja te füüsiliselt müüte kliendile Soome kauba. Kui toimub kuskilt interneti avarustest tarkvara allalaadimine, mingite mängude allalaadimine, mingite boonuste allalaadimine, siis seda ei kajastata, see ei ole kaup. Samamoodi ka investeeringud, mis on füüsilised, tuleb kajastada, jäätmed. Nüüd kasutusrent. Kui kasutusrent on alla 24 kuu, siis ta ei käi Intrastati alla. Kui kasutusrent on üle 24 kuu, siis on teda vaja kajastada. Siis segadust tekitab ikka ja jälle töötlemine. Kui kaubad saabuvad Eestisse selleks, et siin teha midagi nendega ja pärast millegi tegemist nad siis lähetatakse. Kui ta lähetatakse samasse riiki, siis tehinguliik sissetulekul on 41 ja väljaminekul 51. Nüüd, kui te lähetate teise riiki, ehk kaup ei lähe samasse riiki tagasi, siis saabumisel on ta 42 ja väljaminekul on ka 42. Siis, kui te saadate hoopis ta kolmandatesse riikidesse ehk väljaspoole Euroopa Liitu, siis saabumisel on ta 42, kui ta tuleb Euroopa Liidust, aga väljaminekul on tollideklaratsioon ja seda üldse Intrastatis pole vaja näidata, aga tehinguliik on seal ikkagi 52. Ja nüüd, kui ta tuleb siia töötlemiseks ja jääb pärast töötlemist Eestisse, siis näidatakse ainult saabumist ja tehinguliigiga 42 ja lähetamist ei toimu, sest ta on Eestis. Nüüd, kui kaup tuleb siia kolmandatest riikidest töötlemiseks, ehk siis kõik tehingud näidatakse ära tollideklaratsioonil. Ja kui nüüd seesama kaup liigub pärast töötlust teise Euroopa Liidu liikmesriiki, siis näidatakse tollideklaratsioonil 42 saabumisel ja tehakse Intrastat ja näidatakse siin 52 Euroopa Liitu. Nüüd, kui ta läheb samasse kolmandasse riiki tagasi, ehk kui ta tuli kuskilt Venemaalt ja läheb Venemaale tagasi, siis on need mõlemad tollideklaratsioonid, Intrastatiga ei ole seal mingit pistmist ja tehinguliigid tollideklaratsioonil tuleb samamoodi 41 ja 51, sest kuna on tegu sama riigiga. Ja nüüd, kui ta läheb teise välisesse riiki, et ta ei lähe näiteks enam Venemaale tagasi, vaid läheb hoopis Kasahstani tagasi, siis sissetulekul näidatakse tollideklaratsioonil 42, väljaminekul tollideklaratsioon ja 52. Nüüd, kui ta tuleb ka kolmandatest riikidest siia töötluseks ja jääb Eestisse, siis näidatakse deklaratsioonil, tollideklaratsioonil tehinguliigiga 42 ja jääb Eestisse, selleks ei tehta enam mitte midagi. Ja nüüd, kui ta võetakse töötlusele, ütleme, et üks Eesti firma annab teisele töötlemiseks, siis teda saabumise all Intrastatis ei kajastata. Ja kui ta läheb edasi peale töötlust sellest teisest firmast Euroopa Liidu liikmesriiki, siis näidatakse teda see riik ja tehinguliik 52. Ja kui ta läheb edasi kolmandatesse riikidesse, et siis tehakse tollideklaratsioon ja pannakse sinna ka tehinguliigiks 52. Ehk siis
materjali saabumisel võib olla ükskõik milline riik päritoluna, aga pärast töötlust, kui ta on Eestis käinud töötlemas ja seal on ikkagi toimunud sellele tootele mingi oluline muudatus, siis võiks olla see ikkagi enamasti Eesti päritolu. Ja kui on teema nende hindadega, et sissetulekul te peate näitama selle materjali hinna ja tihti on ka küsimus see, et aga mul ei ole arvet. Et siis tuleks hinnata selle toote turuhinnaga, et tuleks näidata meile selle toote turuhinda. Ka tollideklaratsioonis te peate leidma sellele tootele tolliväärtuse. Et see ja väljaminekul siis seesama nii-öelda turuväärtuse ehk see tolliväärtuse hind pluss siis oma töö pluss siis materjalid, kui te midagi juurde ostsite. Et see koosneb siis sellest hinnast. Nüüd vastupidised liikumised, et kui Eestist viiakse kaubad teistesse riikidesse töötlemiseks ja kui see on niimoodi, et kaup lähetatakse näiteks töötlemiseks Soome ja pärast Soomest tuuakse tagasi, siis on tehinguliik lähetamisel 41 ja saabumisel 51. Kui kaup lähetatakse nüüd töötlemisel Soome, aga sealt ta läheb edasi töötlemiseks näiteks Rootsi ja pärast Rootsist tulekut tuleb ta Eestisse tagasi, siis tuleb tehinguliik lähetamisel Soome 42 ja Rootsist tagasi tulles on ta 52. Nüüd, kui kaup lähetatakse näiteks Soome ja sealt läheb ta edasi Rootsi, aga tagasi ta ei tule enam, siis Eestis ta läheb töötlemiseks 42 ja teist poolt meil enam ei ole, seda tagasi ei tule. Ja kui kaup lähetatakse näiteks töötlemisele Soome, kuhu ta ka jääb, siis lähetamisel tehinguliik on 42 ja siis ta jääb ka Soome. Ja kui mujalt riigis toimub nii-öelda töötlemine ja ta pärast töötlust tuleb Eestisse, siis seda lähetamist meilt ei toimu, aga saabumisel siis Eestisse tuleb tehinguliik 52. Ja siin samamoodi, et lähetamisel võib olla selle päritolu ükskõik milline riik, et see materjal võib olla ükskõik millise riigi materjal, aga pärast siis valmis toodangu või selle toodangu tagasitulekut või edasiliikumist, siis võiks olla see päritolu juba see riik, kus siis see töötlemine toimus. Tühitaara. Tühitaara, kui seda ei müüda, kui see liigub edasi-tagasi, siis teda tegelikult intrastatis kajastada üldse ei ole vaja. Ehk siis, kui see taara müüakse ära, siis teda näidatakse, aga kui see taara liigub teie kaubaga ja pärast tuuakse tühitaara tagasi, siis teda palun ärge üldse pange intrastati. Nüüd varuosad. Varuosad, kui on tegu teil näiteks remondi hooldusfirmaga, ehk te remondite mingid tooteid, näiteks tuli Soomest, näiteks mingi arvuti ja te tegelete remondiga siin, ostsite mingi kõva ketta arvutile, näiteks Lätist, siis te näitate selle varuosa ostu Lätist, aga nüüd, et see arvuti tuli Soomest, see on remont, seda ei kajasta ja selle arvuti pärast nii-öelda korda tegemist ja tagasiviimist Soome, seda te samamoodi ei kajasta. Et ainult tuleb näidata see varuosa, mis te ostsite selle remondi tegemiseks. Ja nüüd, kui teie olete see ettevõtte näiteks, kes saadab oma arvuti näiteks Soome remonti ja pärast saab Soomest selle remonditu arvuti tagasi, siis seda arvuti remonti te samamoodi ei kajasta oma andmetes. Olgugi, et see arvuti käib üle piiri, aga ta ei muutu, see on sama arvuti, ta lihtsalt remonditakse, taastatakse. Siis mõned levinumad probleemid, mis on andmekorrastajatelt nagu tulnud, et näiteks mahlad. Nende mahlade puhul on tihti kaubakoodi juba sisse kirjutatud, et kas 100 grammi kilo hind on üle 18 euro, 22 euro või üle 30 euro või alla. Ehk siis, kui te vaatate oma mahla kogust ja vaatate oma 100 grammi kilo hinda tuleb, et kas see ületab selle või alla selle, et juba see võiks olla märgiks, millist kaubakoodi valida.
siis kanamunad tuleb näidata tuhandetes tükkides ja ühe munagramm või kaal võiks olla maksimaalselt või minimaalselt seal 45 ja seal natukene üle 73 grammi. Et kui jääb alla 45 grammi, siis tõenäoliselt on tegu äkki vutimunaga, mitte enam kanamunaga, või kui seal on juba üle 100 grammi, et siis äkki hakkab juba mingi teine lind, jaanalinnumuna äkki, et väike selline spikker juurde. Siis Indrastati andmetes ei tule ka kajastada selliseid pabertükikesi, kus on mingid rahakaardid, kus on mingid unikaalsed koodid peal, et kui te lähete mänge soetama või digitaalseid lahendusi soetama, et siis te panete selle koodi sinna sisse ja saate endale kalli mängu. Et neid paberitükikesi ei näita Intrastatis. Siis ühiku kaaludes on samuti tihti kaubakoodide puhul juba sisse kirjutatud, et kui palju see toode võiks kaaluda või palju näiteks on elusloomade puhul, et üle 300 kilo või alla 300 kilo või näiteks ka siin näidises toodud riided, et rohkem kui 1 kilogramm või vähem kui 1 kilogramm. Et siis see võiks olla üks väike juhis, et kui te vaatate neid kaubakoode, et millist koodi valida, et kui te olete juba enam-vähem õige leidnud, aga veel on vaja täpsustada. Siis kuupmeetrite arvutamisel, need on enamasti just puitude puhul, et on vaja kuupmeetreid ja seda ikka me saame nii-öelda laius, pikkus korda paksus. Et me ei saa tükke sinna kuupmeetriteks kuidagi lugeda, et annavad ikka veateate küll ja on väga erinevad summad ja kilohinnad. Siis kange alkoholi puhul, et kui teil ei ole võimalik seda peenet arvutust tiheduse järgi teha, siis meil on täiesti okei ka, kui te võtate aluseks selle alkoholi protsendi ja korrutate selle alkoholi protsendi selle netoga. Siis põhilised vead nüüd selle käibemaksu koodi osas, et kui eriti just on nagu käsikirjas toimunud sisestamisi või on saadetud ka mõned paberdeklaratsioonid, et siis kuidagi need 3 muutuvad vägisi B-deks ja 8 ja et sellised väikesed apsakad juhtuvad ja Iirimaal kuidagi need i-d lähevad number 1 ja o-d lähevad 0-ks ja Leedu ja Läti koodid kipuvad aeg-ajalt sassi minema ja ka Rootsi ja Soome puhul tekivad kas mõned numbrid jäävad puudu või Soomel FI loetakse juba selleks 1 numbriks ära, et nende sisestamisel paluks sellist väikest tähelepanu ja kui te täidate Excelis, siis kui te tõmbate nii-öelda Exceli veeru ülevalt alla ja loendate, ehk siis iga rida läheb suuremaks, et palun pööraks tähelepanu, et te kopeeriksite, et mitte ei loendaks, et need numbrid jääksid samaks, et tõenäoliselt mõni tõesti läheb õigeks mingiks ettevõtte koodiks, aga kõik ei pruugi minna. Et ja see teisele riigile tõenäoliselt ei ole ka vist see ettevõte, kes nagu võiks olla. Et siis summeerimine, täiesti lubatud on summeerimine, aga väike nüanss, et sama kaubakood, sama tehinguliik, sama riik, kas siis siht- või saatjariik, päritoluriik ja lähetusel ka peaks olema see sama tehingupartneri käibemaksukohustuse number. Ja kui need on eriarved, aga need kõik tunnused on samad, siis loomulikult võite meile vabalt summeerida. Ei pea panema ükshaaval kirjeid. Siis süsteem või meie kodulehel on ka uued käsiraamatud 24. aasta kohta, et siia panin ka lingid eesti, inglise kui ka venekeelsele käsiraamatule, et käsiraamat on ka olemas meil vene keeles.
Nii, ja klassifitseerimise juhendi abi ehk siis ka kaubakoodide osas on natukene abistavad juhendid meil materjale, seda on nii eesti kui inglise keeles ja seal on siis nüüd lisatud juurde ka rõivaste ja jalatsite klassifitseerimist. Ehk siis need on Eurostati poolt kokku pandud materjalid, mis meil on siis nüüd siin tõlgitud, et eelnevatel aastatel on siin erinevaid söödavaid puuvilju ja köögivilju ja plasttesemeid ja arvuteid ja puitu, et nüüd on juures siis ka rõivad ja jalatsid. Siis klassifitseerimiseks veel kasulikke linke, et kuna Eestis on kaubakoodide ehk siis selle KN-i omanik Maksu- ja Tolliamet, kes käib ka Brüsseli koosolekutel, kus arutatakse neid muudatusi ja kes räägib nende muudatustele kaasa, mis Eesti riiki huvitavad või huvita. Et siis tegelikult Maksu- ja Tolliameti kodulehel on sellised selgitavaid märkusi ehk HS on see 6-kohaline kuni 6 kohta, et selle grupi selgitavad märkused. Siis on neil ka eraldi EL-i KN-i selgitavate märkuste leht. Siis on olemas ka Eurostati enda kodulehel ingliskeelne otsingumootor, et kus on võimalik märksõnade abil leida õiget kaubakoodi ja Euroopa Komisjoni lehel on ka ingliskeelne klass-süsteem, et kus on võimalik otsida. Siis Eesti Statistikaameti kodulehel on olemas ka seletav KN klassifikaator, mida siis Statistikaamet iga aasta uuendab ja täiendab. Ja ingliskeelsel lehel Eurostatis on olemas ka nüüd veel klassifitseerimisjuhend jalatsitele ja nahale ja tekstiilile, et need on nüüd tõlkimisel meil eesti keelde ka, et tõenäoliselt järgmine aasta on meil nad olemas, aga hetkel on nad võimalik saada siis ainult inglise keeles veel. Et kui nüüd nendest linkidest jääb väheks ja ikka on keeruline ja aru ei saa, siis loomulikult palun kirjutage kliendi toele, aitame ja otsime, anname nõu, kuidas siis õiget koodi leida. Siis halduskoormuse uuring, nagu alguses ma ütlesin, et meil oli oktoobris halduskoormusuuring, kus osales sel aastal päris palju ettevõtteid, võrreldes nüüd ütleme eelneva 2 aastaga. Et jah, Intrastat on olnud 20 aastat, aga uuringuid me oleme teinud 3 korda. Ehk siis 2007. aastal, 2014. aastal ja nüüd siis eelmine aasta. Et kui me vaatame neid vastanuid, et on üle 1200, siis tegelikult kinnitatud küsimustikke oli üle 900, aga kõik need küsimustikud, kus oli sellist loogilist vastust või kus olid nii-öelda täidetud vastused, me võtsime ka kinnitamata küsimustikest, et saada nagu rohkem informatsiooni tagasisidet. Ja kui nüüd rääkida numbritest, et siis ühe küsimustikuga oli neid vastajaid siis üle 800 ettevõtte, ehk siis saabumise küsimustikul 12.04 oli üle 500 vastaja ja lähetuse küsimustikul oli üle 300 vastaja. Ja nüüd need ettevõtted, kellel on mitu küsimustikku, neid oli siis 418, kes vastasid meile ja neil tuli jagada oma halduskoormus siis hinnanguliselt, et kas nende jaoks on koormavam kauba saabumise küsimustik või kauba lähetuse küsimustik. Ja siit nagu näha, siis ettevõtted ikkagi arvasid, et see kauba saabumise küsimustik on natukene koormavam. Ja kui me nüüd vaatame ajakulu, siin on hästi palju värve, hästi palju tulpasid, aga esimesed 3 värvi, see tumelilla, roosa ja kollane on siis erinevad aastad kokku. Ja kui me nüüd vaatame seda, siis tegelikkuses on näha, et viimasel aastal 2023 see kollane toon on ikkagi natukene vähenenud kuni 1 tunni alt ja kasvanud on kuni 2 tundi ja natuke kasvanud ka kuni 5 tundi.
siis natukene koormus on suurenenud. Ja kui me nüüd võtame natuke veel rohkem lahti, et mis siis 23. aasta arvajate osas on juhtunud, siis kui me vaatame mõlema küsimustiku täitjat, siis mõlema küsimustiku täitjal on suurenenud rohkem just nii 2 tunni kui ka kuni 5 tunni osa. Ja kui me vaatame nüüd detailsemalt, et mis siis nagu kõige rohkem on suurenenud, siis selleks on ikkagi see kauba saabumise küsimustik. Et seal on loogilisi põhjuseid selles, et ta on ikkagi päris mahukas, kirjeid on palju ja tänu sellele on ta küllaltki suur ja kui seal tekib ka vigu, siis neid on päris keeruline parandada. Et kauba saabumise küsimustik tõesti on 34% kuni 1 tund ja siis sama palju on enam-vähem kuni 5 tundi. Ja kauba lähetuse küsimustik üle pooled saavad ikkagi õnneks hakkama kuni tunni ajase täitmisega. Kui me vaatame nüüd rahalist seisu, et kui kulukas see Interstat on, siis siin on nüüd 2 täisaastat, et 2014 ja 2023 aastal, siis on näha, et on suurenenud rahaline seis, et võib-olla tõesti see kuni 10 eurot enam ei olegi võib-olla äkki pädev number, et ongi elu meil kallimaks läinud ja nii odavalt ei saagi enam, siis kui nüüd natuke rohkem lahti võtta, hakata siis need, kes eraldi näitasid kauba saabumine ja kauba lähetamine, siis kuni 50 euroga on lähetuse aruanded täiesti olemas, võimalik esitada pooltel ja saabumise aruanded siis on juba pooled kuni 50 euroga, aga siis juba ka 100 ja rohkem. Ja kui me viime kokku nüüd selle, et kuidas esitatakse ja missugused on hinnad, siis on näha, et käsitsi esitamine on päris kallis, aga ka poolautomaatne ehk siis on seal natuke käsitööd ja siis täiendamist on ka ikkagi kallis, aga see automaatne on ikkagi tunduvalt odavam. Ehk kui on sellised raamatupidamisprogrammid, kus automaatselt tekib see aruanne ja te eriti sinna sisse vaatama ei pea, siis selle tasu või kulu on ettevõttele kindlasti väiksem. Nüüd need teised on kohe näha, et tegu on siis nii-öelda kolmandate osapooltega päris paljusti, et seal on kirjepõhine ja eks need on kindlasti kallimad kui see, kui ettevõte ise täidab seda aruannet. Ja teie andmete alusel me siis arvestasime välja, et mis see keskmine kulu siis Intrastati küsimustikul on, et see on siis kuskil 118 eurot. Ja kui nüüd vaadata ainult saabumise küsimustikku, siis see on 127 eurot. Ja kui me nüüd võtame selle, et me võtsime oktoobrikuu ettevõtted, kes esitasid meil kauba saabumist, korrutasime nad ära, saime, et ühes kuus need ettevõtted siis kulutavad 467 000 ja põhimõtteliselt aastas tuleb see päris ilus number. Et tõenäoliselt on see üks hea tunnus või üks motivaator edasi liikumisest sellest Simstatiga, et tõesti seda andmehaldus koormust ja seda rahalist kulu vähendada, et lähetuse küsimustiku keskmine kulu jäi hetkel veel seal alla 100 euro. Ja kui me tahtsime teada saada, et kui keeruline või kui koormav, õigemini, kui raske seda täita on, et siis läbi aegade ikkagi ta on sellise keskmise raskusega. Hea tõdeda on see, et on vähenenud just see keeruline ja väga keeruline pool, et rohkem on küll tõusnud jah, see keskmine raskus,
aga just, et ta enam väga keeruline ei ole, et see on nagu selline meeldivam pool selle asja juures. Nii, nüüd läheks tõesti selle e-stati laadimise juurde ja olen pannud ka siia slaidi, mis on võib-olla natukene abiks mõningate juhtnööride leidmisel, aga lähen nii-öelda otse sellele e-stati keskkonda ja üritan sealt teile siis otse näidata, et kuidas oleks võimalik e-statis andmeid laadida ja võib-olla ka see on see koht, et seda nii-öelda ise seda eeltäitmist teha eelmise kuu käidetud küsimustiku pealt. Ja siin on nüüd siis, esmalt on see leht, mis on meie veebis Intrastati kohta, ehk siis on stat.ee eestikeelne ja on Intrastat. Saate ka lihtsalt panna otsingusse Intrastat ja peaks jõudma sellele uuringule või sellele lehele. Ja siin all on siis kõik need väliskaubanduse nii-öelda küsimustikud, juhendid 24. aasta kohta, käsiraamatud, klassifikaatorid. Siin on ka kaubakoodide osa kõik 24. aasta kohta ja on ka erinevad õigusaktid ja uuringud, mis meie andmete pealt on tehtud. Ja samamoodi meie kodulehel siin ülevalt ribalt on võimalik jõuda Statistikaameti nii-öelda andmebaasi kui ka väliskaubanduse rakendusse otse. Et näitan kiirelt ära meie andmebaasi ka, et andmebaas, kuna väliskaubanduse andmed on nii suured, siis meile on tehtud eraldi lahendus, et kui te tahate väliskaubanduse andmeid võtta, siis minge kindlasti siia väliskaubanduse andmebaasi, et see on otse link sellele andmebaasile. Ja nii, ja siin on eraldi siis kaupade pool, siin on olemas nii-öelda analüütilised näitajad meie ettevõtete kohta ja on ka Eesti teenuste väliskaubandus. Ja siin, kui me võtame kaubad lahti, siis esimesed on kuised tabelid ja nüüd lõpupoole siit hakkavad siis aastatabelid. Et siit KKK 26. on siis aastatabelid kõik olemas. Et ja need VKK 10 ja VKK 30 erinevus selles ongi, et ühes on siis kuuandmed ja teises on aastaandmed. Et olenevalt sellest, mis teid huvitab, kas huvitab aasta kokku või iga periood eraldi, et need on kõige detailsemad andmed, kus on võimalik võtta siis need 8-kohalised koodid, päritoluriigid, eksport-import ja erinevad piirkonnad, riigid, kõik välja, et ta on küllaltki mahukas. Brauseri osas võib-olla see andmebaas jookseb paremini Mozillaga kui Chrome'iga, aga ta töötab ka Chrome'iga, aga jah, tõesti Mozillaga on liikumine parem. Sest tõesti maht on väga suur. Nii, aga nüüd näitaks siis teile ka e-stati. Ma logisin sisse enne, kui mu ettekanne algas. Ehk te näete, mul on meil jäänud sessiooni lõpuni 9 minutit ja 50 sekundit. Et need küsimused, et kogu aeg läheb kiiresti kinni, pean tunnistama, et vaikimisi on alati sessiooni kestvus kõige väiksem, 20 minutit. Ja siis tõesti eriti ei jõua mitte midagi teha, kui ta juba läheb ära. Mina logisin sisse ja muutsin oma sessiooni kestuseks 90 minutit.
ja endiselt on ta mul 90 minutit ja nüüd, kui ma siin midagi peaksin tegema, siis ta peaks muutuma. Natuke saan teile näidata veel siin. Siin on nüüd faili üleslaadimine ehk kui teil on arendatud välja XML või kompleksfail, siis saate te siit need sisse panna ehk te logite ennast eestati sisse ja ongi võimalik need failid lisada siit ja ma võin näidata seda kompleksfaili lisamist ka ehk XML-i ma ei saa ise panna. Kompleksfailile ma tegin oma süsteemi nii-öelda testnäidise ja laadin selle alla ja laadin ülesse ja see võtab natukene aega, et siin on nüüd kompleksfaili lingid, ta viib meid sinna samasse Intrastati lehele, mida ma näitasin teile ja siis, kui kõik on töötamine õnnestunud, annab ta meile teada, et kõik küsimustikud on esitatud, fail on üles laetud ja me võin kinni panna ja võin põhimõtteliselt ära minna. Ma võtan selle kauba saabumise siis, et täna esitasin aruande. Mul oli seal kompleksfailis olemas nii saabumise kui lähetamise andmed. Näitan teile seda kompleksfaili ka, milline see välja nägi. Nii, loodan, et te näete. Ja see kompleksfail on küllaltki lihtne oma ülesehituselt, ehk siis esimene on see majandusüksuse registrikood, siis küsimustiku kood, mul on siin need testid, aga tegelikult on see küsimustiku kood ainult siin, et on 12.03 ja 2024 ehk aastaarv on lõpus ja siis küsimustiku periood. Et ma isegi tegin veel sellist trikki siin, et mul oli siin märtsikuu küsimustik, lähetus, aprilli saabumine ja mai lähetus. Et isegi on võimalik mitu perioodi ka lisada. Ja siis on vastavalt siis liikmesriik, tehingupartner, kuna meil on see lähetusküsimustik 12.03, siis on tehinguliik, päritoluriik, kaubakood, netomass, kogus, mõõtühik, kauba maksumus, kauba kirjeldus, panin ka igaks juhuks siia kirja tapaloomad üle 300 kilogrammi veiseid ja näiteks siia kookospähkli toorõli kohta kirjutasin ka märkuse, et odav saadetis, et võib-olla siis andmeesitajal või andmekontrollijal on sellest abi. Et selline fail oli, mida ma üles laadisin. Jah, ta oli pisikene, sellepärast läks ka kiiresti. Kui teil on siin 10 000, 20 000 kirjad, siis tõenäoliselt ta nii kiiresti ei liigu. Nii, ja siin oli aja muutust. Näete, mul on nüüd jälle 87 minutit võin olla siin jutustada teiega. Siis siin on võimalik keelt vahetada, et automaatselt on ta eesti keeles, aga on võimalik minna inglise keele peale ja siis kogu see Intrastat on ingliskeelne. Läheme tagasi eesti keele peale. Siin selle nii-öelda hammasratta all on kinnitaperioodid, ehk siis need on nüüd see koht, kus kui teil on juhtumisi olukord, kus te tahate esitada nulliaruannet, ehk teil sellel kuul pole toimunud kaubavahetust. Ehk siis siin on siis tühjalt kinnitamise põhjuse valik, et tegevus on hooajaline ja siis te saate valida perioodid, mis perioode te kinnitate. Et valime siit siis märtsi perioodi, et märtsis, see on küll nüüd ette panemine, aga et kuna mul on 2024 siin ees, siis ma ei saa siin muid asju panna. Ja näiteks probleem, mis on tihti see, et kolmnurktehingud kaubad ei jõudnud Eestisse. Ja kinnitan ja palun, on minu märts esitatud.
ja põhjendus lisatud. Nüüd, kui mul on see teema, et tegelikult ma ei tahtnud märtsi esitada, et oi, mul läks valesti, siis ma pean minema sinna küsimustiku sisse, võtan ta pliiatsiga lahti, silmaga ma saan vaadata, aga ma ei saa seda muudatust teha, võtan ta pliiatsiga lahti. Ja nüüd on siin oma need hammasrattad. Et siin ma saan vaadata tervet ajalugu, siin ma saan tühista küsimustik ja kõik see, mida ma ütlesin, et mu aruanne on nii-öelda 0, on tühistatud. Siin on vaatan vähem, vaatan rohkem, siin on ka käsiraamat, on võimalik alla laadida siit, et vaadata. Ja mu küsimustik on tühistatud ja ma saan minna tagasi näha, et nii märtsikuu on tühistatud. Aprillikuusse ma panin ühe kirja ja nüüd, kuidas näiteks ma tahan seda sama, tegelikult see sama asi läks hoopis märtsis, või ma tahan saada seda alla laadida siit, et laadin alla selle küsimustiku, nii, ei hopsti, mul tekkis see tabel. Siin on nüüd see sama asi, mida ma siin laadisin. Et see on nüüd näide, kuidas on võimalik seda kauba eelnevalt kuskil esitatud kaupa siis alla laadida või seda deklaratsiooni alla laadida. Ja kui mul nüüd tegelikult märtsikuusest läks veel midagi, siis ma võin siia lisada, et näiteks seda sama koodi, seda sama kookosõli ma viisin ka, mul on siin enable aided, lükkan selle kinni, siis ma saan teha muudatusi siia, et seda sama koodi ma viisin ka näiteks Leetu. Või õigemini sain Leedust, kuna see on saabumise tehing ja need kõik muud on samad. Näete, kui ma siin paljundan ja ma ei kopeeri, siis numbrid lähevad suuremaks. See on teine kirje ja ütleme, et selle kogus oli 3, netomass 3 kilo ja natukene sain 45 euri eest. Ja siis ma salvestan selle ära. Save as ja ma panen ta oma desktopile või õigemini ma salvestan oma desktopil olevasse kausta, kus mul on need eestati näidised. Salvestan sinna, panen selle kinni ja väljun siit ära ja nüüd ma panen ta siia, laen selle sama asja üles siit samast laadi üles täidetud XLS tabel, otsin teda oma süsteemist, nii-öelda oma kaustadest, ma panin selle tabel 6 siia endale ja laen selle tabel 6, laadin üles ja palun. Mul on nii Läti kui Leedu kookosõlid ja ma võin kontrollida küsimustikku. Siin, kui mul oleks mingid probleemid, siis ma saaksin vead ja hoiatused. Ja kui ma edasi lähen, saan ma ka kinnitada küsimustikku. Ehk siis alati ja ma saan teada, et mu andmed on esitatud ja ma võin minna tagasi, et näha trikke. See oli märtsikuu. Ei. Ma esitasin aprillikuusse, vabandust, ja maikuu andmed ma kandsin aprillikuusse. Et siin on ta olemas tänase kuupäevaga esitatud andmed. Ehk siis saate laadida oma mingist kuust, te peate kindlasti minema pliiatsiga sisse, laadida mingist kuust alla andmed, teha Excelis on kõige mugavam muudatusi teha, võite teha ka CSV-s, aga CSV-s on üks oht see, et teil kaubakoodid, kui teil on kuni 0 kuni 24 kaubakoodid ehk toidukaubad, siis seal 0-ga algavad toidukaubad CSV-s kaovad ära.
et siis tekib teil probleem, et teil on probleemsed kaabokoodid ja te ei saa laadida üles neid ja on vaja seal muuta nad tekstiks ja et kindlasti nad ei tohiks numbriliseks olla. Et kui need trikid te oskate ära teha, et siis te võite vabalt CSV-d ka üles laadida ja alla laadida. Aga Excelis on lihtsalt selles suhtes lihtsam, et ei muuda neid ära.